Tere sulle Meeri Taro lehele ja kaunist teist adventi. Algava nädala prognoosi toovad sinuni sellised talvised kunstiliselt kaunid tarokaardid. See pakk on minuni jõudnud juba ammu ja on oodanud selliseid just lumiseid mõnusaid ilmu, et siis paljastada enda energia ja kõneleda. Nüüd algava nädala energiat iseloomustab selline tarokaart nagu maag. Maag tuletab meile meelde seda, et me oleme ise oma elu loojad, kõik on meie kätes ja meil on ka kõik võimalikud vahendid ja ressursid, et luua enda elust just selline kunstiteos, nagu meie ise seda näha tahame. Et sellel nädalal tasuks siis meeles pidada seda, et sina lood enda elu ja sul on kõik võimalikkused ja vahendid, et teha sellest elust just see, mida sina ise soovid. Võib-olla tasub ka lihtsalt hetkeks istuda maha ja mõelda välja, et mis on see, mida sa siis üldse enda ellu soovid ja siis soov universumi poole teele saata, nii nagu sellel kaardil see neiu puhub oma soovi kõiksusele välja. Nüüd suhete valdkonda iseloomustab selline tarokaart nagu karikate 10. Karikate 10 on positiivne, mõnus kaart, kui ta suhete lauda ilmub ja ta näitab seda, et suhted järgmisel nädalal võivad olla kerged, mõnusalt kulgevad. Sa võid tunda, et sa oled hoitud oma kallite poolt, kui seda ka neile vastu pakud. Ja siin on ka natuke sellist tulevikusuunalist energiat, et vaata ja mõtle, millised inimesed sinu ümber on, milliseid inimesi sa enda ümber soovid ja kui mõni suhe või side on oma aja ära elanud ja ei teeni sind enam, siis täiesti okei on ka see oma elust välja lõigata ja teha ruumi uutele inimestele, kes tahavad tulla ja kellega sul on sama sagedus, sama mõtlemine ja samasugune hoitus. Nüüd töö ja rahalauda iseloomustab selline tarokaart nagu müntide äss. Müntide äss on hästi positiivne ja tuleviku suunas rahaloov ja külluslik tarokaart. Nii et võta vastu kõik kingitused, mis järgmisel nädalal külluslikult kõiksus sulle anda tahab, et lihtsalt siruta käsi välja ja võta see kõik vastu. Nüüd tervise ja füüsilise heaolu seisukohalt tuleb selline kaart nagu mõõkade 4. Mõõkade 4 on natuke passiivne kaart ja ta tuletab meelde ka puhkuse vajalikkust ja iseenesele aja võtmise vajalikkust. Et võib-olla tasub lihtsalt pakkida ennast mõnusalt sooja pleedi sisse, võtta hea soe tassike teed kõrvale ja lihtsalt unistada, et mis see võiks olla siis, mida sa oma ellu soovid järgmiselt aastalt. Et kuna aasta lõpp juba on selline kokkuvõtete tegemise aeg, siis selline passiivne puhkus ja iseenda poputamine ja hellitamine on täiesti omal kohal. Nüüd pikemat prognoosi saad lugeda meeritaro.com nädalaprognooside lehelt ja kaunist algavat nädalat sulle.